Tere tulemast Paide muusikakooli iga-aastasele kevadkontserdile. Kontserdile, kus me näitame oma paremaid palasid, uhkemaid sooritusi, ägedamaid šedöövreid ning kõlab palju head muusikat igale maitsele. Ja kuna maitsele ei väielda, siis... Teie ette laatatakse 19 eriilmelist etteastet klassikast rockini, popist džassini, rahvalauludest maailmakuulsate hittideni. Meie oleme Kristjan Luik ja Meelian Kosk, Paide muusikakooli õpetajad ja teie tänased õhtujuhid. Ja polegi midagi muudu vist saada rohkem või kas sul on, Kristjan? Ma arvan, et alustuseks laseme muusikal natuke rääkida. Ja me alustame kohe suurelt, väga suurelt, sest lavale astuvad orkestrid või juba on tegelikult jõudnud orkestrid. Tervitame põlavalt ka Rakvere muusikakooli orkestrante, sest nemad liituvad täna Paide muusikakooli orkestriga. Esitusele tuleb Bernotas Field Day ja Dvoraki teema 9. sümfoonia finaalist Seade Meierilt. Ja nagu öeldud, esitavad Paide ja Rakvere muusikakooli sümfoniett orkestrid. Dirigent Mart Aus.
Vau, nii ilus oli. Aitäh teile, väga lahe tõesti. Jah, suur ja väga imeline avapauk on antud. Ja nüüd selleks, et see kõik siit natukene saaks tühjemaks ja me saaks veel erinevaid pille ja pillisi kuulata. Läheb natuke aega, aga meie oleme siin selleks, et natukene arutada. Arutada võib-olla üldse muusikakooli üle ja teekonna üle. Kui vanalt sina muusikakooli läksid? Väga hea küsimus. Ma ei tea, kui vanad lapsed on 3. klassis? Umbes täpselt 9 äkki. Ja tegelikult mul oli üldse selline asi, et ma tahtsin minna kunstikooli, sest mu parim sõber käis kunstikoolis. Aga ma ei osanud üldse joonistada. Ja siis mu ema oli mingi, et oota natuke, ootame aastakese, vaatame, kas aasta pärast tahad ka kunstikooli minna. Ja siis, kuna meil oli kodus selline vana Riiga klaver, siis ma ikkagi ootasin ja mõtlesin aastakese ja siis ma ikkagi läksin klaverit õppima 3. klassis. Ehk siis ma olin selline 10-aastane, ma ütleks vist. 90, jah. No näed, kas sul on hea meel, et sa ei läinud kunstikooli või läksid hoopis muusikakooli? No arvestades, et ma endiselt joonistada ei oska, siis ma ikkagi vahel mõtlen, et võib-olla oleks ikka pidanud sinna kunstikooli ka minema. Kunagi ei ole liiga hilja tegelikult. Äkki veel tuleb see... Paides vist on ka kunstikool, on ju? Kindlasti on. No näed, nii et äkki saad minna. Mina läksin 7-aastaselt, ehk siis kohe 1. klassist. Ja väga suur põhjus, miks ma seda tegin, oli ansambel Terminaator, keda ma siis väiksena väga fännasin ja tahtsin ka saada kõvaks rockimeheks. See unistus läks täide? Noh, päris jagukreemi tasemele vist ei ole veel jõudnud, aga eks ajaga ka maitse muutub. Ütleme nii, et võib-olla natuke suunad muutuvad, saad aru, mis võib-olla elus sind rohkem kõnetavad, vähem kõnetavad. Aga ikkagi tänu sellele just kui see tee sai alustatud. Ja siis kohe niimoodi 12 aastat käisin muusikakoolis. 12 aastat? 12 aastat. Wow. Tegelikult on meil ju 7. Aga näed, mulle nii meeldis, et ma tegin kohe siis 5 aastat lisaastet sinna veel otsa. Ja õppisin siis tegelikult ka lisaks laulmisele ja kitarrimängule ka oboed. Nii et väga tore oli kuulata seda orkestrit ja mõelda tagasi selle orkestri aja peale, kus sai siis ka kõik koos musitseerida. Ja see tegelikult põhjus, miks ma üldse läksin oboed õppima, oligi see, et kõik teised sõbrad olid juba orkestris ja mängisid pille, aga kitarri sinna ei võetud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, mul on vaja hakata õppima ühte pilli, millega saaks ka minna sinna orkestritesse mängima ja nendega koos reisidele. Ja ma olen väga rahul, et ma tegin seda, sest et see oli tõesti üks väga tore ja hea kogemus ja tegelikult see koos musitseerimise tunne, mis on selles suures orkestris. Kuulajatena teil on omaette nii-öelda see helipilt, mis te saate, aga samas istudes seal orkestri keskel, siis see on ka siuke täitsa kohe omaette tunne ja asi. Ma orkestris mänginud ei ole, aga ma olen palju kooris laulnud. Ja koorilaul on ka natukene. Ma ei tea, kas siin koorilauljaid on. Kas keegi laulab kuskil kooris? Või äkki käis laulupeal? Mitte keegi. Mitte keegi. Ma ei taha uskuda. Ma ka ikka. See on see tavaline eestlane. Natuke tagasihoidlik, aga... Ja natuke läheb aega. Aga paar kätt tõusid. Ma arvan, et tegelikult Sisimas eestlane on alati laulurahvas olnud. Ja Sisimas me kõik oleme koorilauljad. Või mis sa arvad? Väga hästi öeldud. Aga me tegelikult järgmisena laulu ei kuule, kahjuks. Jah, aga küll see laul ka jõuab meieni. Äkki mõni see koorilaulja siin, kes kätt tõstis? Ma tegin nalja, me kedagi lavale ei kutsu, ei pea kartma. Aga kutsume, aga hoopis lava tagant. Ehk järgmisena tuleb meie ette 2. klassi ansambel, kes esitab Thompsoni loo Pirates of the Caribbean. Juhendajaks on Jaana Roosmäe.
Aitäh! Jälle oli väga ilus, minu arust kontserti algus on nii tore olnud. Ja läheb sama toredalt edasi. Järgmiseks tuleb lavale Frank Veldre. Tema esitab Mozarti sonatiini. Kontsertmeister on Risto Iljas ja Franki õpetaja on Teet Tihvan. Järgmisena tulevad lavale Carol Kiis ja Agnes Aasma. Nende esituses kuuleme Corella Seville. Autoriks Leven ja see lugu on pärit filmist 101 Dalmaatia koera. Nende õpetaja Diana Ansi. Aitäh väga vahva esituse eest, Carol ja Agnes. Jaa, tõesti jälle väga lugu. Absoluutselt nõus. Nii, järgmisena
tuleb meile esitusele ka väga lahe lugu. See on üks Eesti klassika, ma ütleks. Selle loo nimi on Õige valik ja autor on Valgre. Esitab klarnetil Karl Truus, klaveril Risto Iljas, kontrabassil Andres Aps ja trummidel Karli õpetaja Arvo Stolsten. täpselt sama lõbusalt jätkame. Järgmiseks tuleb esitusele Petrovi Lõbus marss. Esitavad 4 käel Zaira Milena Rodriguez Mido ja Simo Kivisoo. Nende õpetaja on Astrid Sild.
4 käel ka jätkame. Nüüd tulevad Kertu Valge ja Hans Heiki Tahur. Smidž, lugu nimega Pala. Nende õpetaja on Katrin Aesmaa. Kristjan, Mina. Mul on küsimus sulle. Kas sa kunagi oled ühtegi sonatiini mänginud? Viimasel ajal kindlasti mitte, aga võis äkki ette tulla, kui ma muusikakoolis olin 3.–4. klass ja õppisin klassikalist kitarri, siis äkki võib-olla isegi mõne mängisin. Aga kinnitada ei saa, ega panus teeb oma töö. Tuubal ei ole mänginud kunagi? Ma tuubal ei ole mänginud. See tuubani ma ei ole jõudnud kahjuks. Äkki kunagi tulevikus. No sulle siis tuleviku inspiratsiooniks saad kuulata järgmist lugu, mis on Clementini sonatiin. Esitab Paul Raudkivi tuubal. Kontsertmeister Risto Iljas ja õpetajaks Teet Tihva.
Järgmisena tuleb teie ette Annabel Kiis. Tema mängib Gabrieli loo Ajamasin ja tema õpetaja on Diana Ansi. Tundub, et Annabelil on fännid saalis. Ja aus on see, et esitus oli tõesti suure aplausi vääriline. Järgmisena tuleb minu ühe lemmik filmimuusika helilooja Hans Zimmeri lugu He's a Pirate. Esitavad tšellodel Aaron Lušve, Rania Al-Sayed, Karl-Erik Kirs ja nende juhendajaks on Adla Kamelselle Barbosa.
ma ei tea, kuidas sinuga, aga minul hakkasid küll lained ja purjed silme ees lehvima ja pulisema. Jaa, Jack Sparrow. Tuli silme ette kohe. Ja kõik need muud kurjamid, kes temaga siis... 8 jalg oli seal vist. Jah, oi, ärme sinna laske, see muidu ma jäämegi rääkima sellest. Nüüd aga tuleb meile esinema Simo Kivisoo. Ta esitab Chopini loo Nocturne ja tema õpetaja on Astrid Sild. Nocturne hakkad siis mollis.
ilusa loo eest. Ja ma seisan siin keskel nüüd üksi. Me mõtlesime, et me võiks ka Kristjaniga ühe loo täna teha. Ja me tegelikult Kristjaniga mõlemad elame Tallinnas, ehk siis me sõidame nagu Paide vahet autoga koos. Vahepeal on Adla ka meiega, tšelloõpetaja, ehk siis meie suke Tallinna õpetajate sets käib siis Paide vahet niimoodi sõitmas. Ja siis meie istume seal autos, sõidame ja mõtleme, et tuleb see kevad kontsert, et äkki võiks ka meie ühe loo teha. Ja siis mõtlesime, et mis lugu see võiks olla, on ju? Kevade. Jah, näed, nii see tuligi. Kevade, ehk siis me esitame teile ühe väga laheda loo ühelt väga lahedalt Eesti artistilt, kelle nimi on Sten Olle ja loo nimi on Kevade. Ja imeline Haldi Välimäe teeb ka Sten Ollega koos seal loos kaasa. Nii et ka ideaalne tegelikult toitilugu. Jah, nii et oled valmis, Kristjan? Ma pühin varukaga pisara ja kas sa tahtsid midagi muud lisada ka? Ma mõistan susinaga kisada ka. Ma mõistan susinaga kisada ka. Ma pühin varukaga pisara ja ma tantsin edasi nii tagasi ka. Ma oskan edasi ka taganeda. Ma oskan edasi ka. Ja sinu pärast leiutasin kevade. Ja mina sinu pärast leiutasin kevade. See tuleb lähedale, sina lähed. See tuleb lähedale, sina lähed. Ja kas me kahekesi mahumegi parvele? Ja kas me kahekesi mahumegi parvele? See tuleb lähedale, sina lähed emale. See tuleb lähedale, sina lähed emale. Ja ma ei tohigi nüüd läheneda. Ja sa ei tahagi mind mäletada. Mind pidi käega korrutama. Mind pidi käega korrutama. Sa ütled, püüame nüüd rahuneda. Ei pea ju iga päev kõrvaldama. Me ei taha midagi meist häbeneda. Me ei taha midagi meist. Mina sinu pärast leiutasin kevade. Ja mina sinu pärast leiutasin kevade. See tuleb lähedale, sina lähed emale. See tuleb lähedale, sina lähed emale. Ja kas me kahekesi mahumegi parvele? Ja kas me kahekesi mahumegi parvele? See tuleb lähedale, sina lähed emale. See tuleb lähedale, sina lähed emale. Ja teised aastaajad need kõlvad sinule. Sa olid Arno, mina sarnanesin teelele. Ja siis ma jälitan sind edasi nüüd suvesse. Äkki kahekesi kuumaks saame sooja veel. Ja pole vahet, mis on kirjutatud kaanele. Äkki leiame
olemegi aasta ja ühise. Ja mina sinu pärast liitasin kevade. Ja mina sinu pärast liitasin kevade. See tuleb lähemale, sina lähed eemale. See tuleb lähemale, sina lähed eemale. Teades me kahekesi mahumegi parvele. Teades me kahekesi mahumegi parvele. See tuleb lähemale, sina lähed eemale. See tuleb lähemale, sina lähed eemale. Nii, ja Kristjan ei saa siit lavalt kohe üldse minema, sellepärast et tema on laval ka järgmise loo ajal. Kristjan on väga lahe kitarriõpetaja ja järgmisena esinebki tema üks kitarriõpilastest, Gregor Helma. Nemad siis koos esitavad teile John Coltrane'i Mr. BC. Ja neil on selline huvitav lugu, et ma tean, et neil on alati viimane tund, sest me lõpetame koos ja siis sõidame koos Tallinnasse ja siis Kristjan teeb Gregoriga alati hästi palju ületundi, sest neil on koos nii lahe tunnis. Ehk siis mina alati ootan, mõtlen, kus Kristjan on, tahaks juba koju ära minna ja siis tuleb välja, et Kristjanil oli Gregoriga tund. Ehk siis ma arvan, et mis te nüüd kuulama hakkate, saab olema üks väga lahe lugu. Ja, ehk siis Coltrane, Mr. BC, Kristjan Luik ja Gregor Helma.
Gregor ja Kristjan. Nii, liigume edasi ühe klaveripala juurde. Ja meile tulevad lavale Kaileen Kiis ja Annabel Kiis. Ja looks on Belrado Secret. Aga enne veel, tegelikult saladuskatte all ütleks ka, et Gregor teeb eksamit see aasta ja ma ei tea, selle järgi, mis mina praegu kuulsin, tundub küll, et ta saab sellest eksamist läbi. Mis te arvate? Nii, ja siis ütlen igaks juhuks veel ühe korra, et lavale tulevad Kaileen Kiis ja Annabel Kiis. Ja looks on Secret ja autor on Belrado, nende õpetaja on Diana Ansi. Suures esinemist õhinas jäi mikrofon keset lava, aga õnneks mul on siia veel asja, nii et sain ta ilusti kätte. Suur aitäh! Oleks te ainult näinud, kuidas praegu lava taga inimestel puusad nõksusid ja jalad tatsusid. Nii et oli üks hea lugu. Järgmisena tulevad meie ette viiuldajate ansambel. Nad esitavad meile 2 lugu. Kreeka rahvalaul Sõrmusekene ja Tšehhi rahvalaul Karjapoiss. Juhendajad Valentina Vaab ja Natalia Peresteko.
aitäh viiuldajate ansamblile. Ja tegelikult tahaks öelda aitäh ka teile, kallis publik, et nii ilusasti ja vaikselt olete kuulanud. Ja et te üldse siia tulite, see tegelikult on kõige suurem nii-öelda julgustus ja rõõm näha tegelikult õpilastel, et on tulnud palju rahvast neid kuulama ja eriti kui on tuttavaid nägusid, siis see on alati veel parem ja julgustava. Nii et tehke üks suur aplaus ka endale. Kas sulle Coldplay meeldib? Coldplay väga meeldib. Ma oleks tahtnud nende suurele kontserdile minna, mis neil siin maailmaturneel toimus, aga veel ei ole jõudnud, aga äkki kuulen neid kunagi varsti. Aga siis on täna sul üks siuke õnnepäev, No nii. ma ütleks. Sellepärast, et järgmisena me kuuleme ühte Coldplay lugu. Imeline. Coldplay looks on Viva la vida. Esitab Uhkpilli ansambel. Juhendajad Teet Tihvan ja Jaana Roosmäe.
Ka järgmisena tuleb meile lavale üks ansambel, nimelt Orfi pillide ansambel. Nemad esitavad loo Begin, mis on kuulsaks siis justkui lauldud bändi poolt nimega Maneskin. Ja see Orfi pillide ansambel on siis 3., 5. ja 6. klassi ansambel ja nende juhendajaks on Jana Roosmäe. Sellist versiooni ei ole vist keegi veel kuulnud. Sest et antud lugu tegelikult Maneskini poolt justkui on ka siis kaverdatud ehk tehtud uuesti ühest vanast loost. Nii et tundub, et see trend jätkub. Nii et võiks sellegi versiooni kuhugi üles salastada, ma arvan. Aga järgmisena tuleb meile esinema pärimusmuusika ansambel. Nad esitavad lau Kõrtsi polka. Koosseisus Marta-Marii Ivanov, Robin Peetsalu, Alandra Aasma ja juhendaja Silvi Tummanskaja.
aitäh pärimusmuusika ansamblile. Nüüd järgmisena tuleb siia järjest valjamaid koosseise. See tähendab seda, et pannakse käima kõik võimendid, trummid hakkavad kõlama veel valjamalt võib-olla kui varem. Ja esimesena tuleb eriti tegelikult justkui suure ja sümboolse hetkena esinema meile Neidude bänd, kes teeb oma debüütest etteaste. Siiani nad on saanud musitseerida ainult klassiruumis, aga nüüd siis on aeg sealmaal, kus saavad ka näidata oma oskusi lavalaudadel. Ja see bänd teeb ka natukene ajalugu, sellepärast et lähima 25–30 aasta jooksul pole Paides olnud ühtegi Neidude bändi. Ehk siis selline ajalooline hetk ka. Ma arvan, et see on aplausi väärt. Nii, ja nemad esitavad koguni 3 lugu ja need on väga head lood. Ehk siis esimesena tuleb esitusele Kiini Somewhere Only We Know. Teisena tuleb esitusele Epliku Rapuntsel ja 3. õe ja venna etide iseendale. Esitab, nagu öeldud, Paide muusikakooli Neidude bänd koosseisus Lore Abner vokaalil, Kairit Saar vokaalil, Emma-Miia Meikop kitarril, Mari Pajula bassil, Annabel Kiis ja Kaileen Kiis klahvil ja Loore Lustmägi trummidel. Bändi juhendavad Lauri Lugu ja Jaagup Tormis. Lugude omandamist klassiruumis koordineerivad veel lisaks meil ja Kosk, ehk siis meie ja ka Diana Antsi. Laske muusikal rääkida.
kui niimoodi edasi jätkuks, siis ma võikski siia jääda vist. Tõesti, võttis lause sõnatuks. Nii hea. Väga vahva neidude bänd on teil siin Paides. Meil siin Paides. Ja. No nii, nüüd siis aga tuleb meie ette viimane koosseis. Selleks on Paide muusikakooli õpilasbänd, millel on ka oma nimi ja selleks on Süntaks. Süntaks on üks väga lahe bänd, sest näiteks hiljuti nad just soojendasid Sadu kontserti. Kas sa teadsid seda, Kristjan? Ma kusjuures isegi teadsin. Siis bändil on ikkagi väga kõva resümee juba ette näidata. Isiklikult pole küll saanud Sadu soojendada veel, nii et... Mina ka mitte. Ma arvan, et bänd võib väga uhke olla sellele. Tulevik on kindlasti ere. Oi, kindlasti. Nemad siis tulevad ja esitavad meile 3 lugu. Esimese loona kõlab Epliku Soolebased, siis Riho Sibula Lennelda Priiks ja Salleri Sojaga. Nii, ja nagu juba öeldud, teile esitab need lood Paide muusikakooli õpilasbänd Süntaks koosseisus Randel Nugis kitarril ja vokaalil, Meribel Matt vokaalil, Mini Reiter Philippente trummidel, Marko Leo Toots basskitarril ja bassil Marko Leots. Jaa, selle ma just ütlesin. Vabandust. Trummidel on Oliver Lusmägi. Ja juhendajad on Jaagud Tormis ja Lauri Lugu. No nii, pange ilus punkt. Räägin siis vahepeal niisama juttu. 17. mail näiteks on meie enda oma päris esimene kontsert, mis on tegelikult ka meie lõpueksam osade liikmete siis
olete oodatud tulema kaasa elama. Jah. Viibib hommikune post, kohvri voodis ümber läheb
vot sellise punkti me siis saimegi. Imeline, ütleks, et väga raju ja asjakohane punkt. Aga ärge veel ära minge, sest et kutsun lavale õpilased, kes 2025. ja 2026. õppeaastal on esindanud Paide muusikakooli, Paide linna ja Järvamaad erinevatel siseriiklikel ja rahvusvahelistel konkursitel. Ja meil on niimoodi kombeks olnud, et direktor tahab neile siis ka midagi omalt poolt üle anda. Palun siis ka jääda lavale, et me saaksime teha ka ilusa pildi kõik koos. Ja ma loodan, et kõik kuulevad ja nii kui nime kuulete, siis tulge lavale. Ja vaikse aplausi saatel Annabel Kiis, Frank Veldre, Paul Raudkivi, Joosep Seljadinov, Jelisabeta Korpar, Adele Bennett, Kaivit Saar, Kaileen Kiis, Simo Kiviso, Raif Lukas Berg, Deborah Arume, Loreen Abner, Helimai Saar, Kathleen Rudisa, Bibi Loole Filipenko, Mikko Märtjak, Miia Mass, Ingrid Ameli Pavlik, Karmen Kirs ja Tristan Vissak. Saavutusi on jagunud nii tugevatest diplomitest kuni säravate esimeste kohtade ja peapreemiteni. Nii et kutsun lavale ka nende õpilaste õpetajad, kelleks on Teet Tifan, Laur Uusberg, Valentina Vaab, Natalia Perestenko, Meelian Koss, Astrid Sild, Diana Ansil ja kontsertmeister Risto Iljas. Risto, kus on Risto? Risto on puudu. On kohal. Aitäh teile esindamast Paide muusikakooli. Võite minna magusat nautima. Ja omalt poolt tegelikult tänaks ka Laurit, ehk siis meie direktorit, kes tegelikult seda kõike koordineerib ja tegelikult alati õla alla paneb asjadele. Nii et suur aplaus ka Lauri lugule. Väga kurba sõnumit, et sellega ongi meie kontsert lõppenud. Aitäh, õpilased ja õpetajad. Jah, aitäh, toetavad vanemad. Ilma teieta me seda ei kuuleks, mida me täna kuulsime. Aitäh Paide muusika- ja teatrimaja. Ja aitäh valguse eest Janek Lehtpuu. Ja aitäh helivõlur Sulev Liiva ning Rait Filipenko.